Tere ka minu poolt. Hea kolleeg Lauri Välja tegi siin sissejuhatuse juba ära, et me ei hakka siin rohkem rääkima, et ka meil on hea meel, et hooaeg on algamas. Et kui on küsimusi, siis alustame peatreenerist Jürgen Ennist. Tere Jürgen, rõõm näha sind elusti elu ja tervise juures. Võib-olla kõigepealt sellest äkki räägikski, kuidas meeskonnas tervislik seis on enne seda hooaja esimest mängu, mis siin 2 päeva pärast ootamas? Ja, et selles mõttes üle pika aja, ma arvan, võib öelda, et meeskond on saanud nagu koos treenida nüüd, ütleme, normaalselt nädala või 2, et selles mõttes on hea meel, et mehed on tagasi ja terved, et aga ega siin ilmselt kellelgi ei ole selliseid ideaalseid tingimusi ei meil siin ega olümpial ja nii edasi, et tingimused on sellised ja ütleme, proovime nendest probleemidest üle olla. Aga konkreetsemalt rääkides siin, näiteks Transi vastu sind ennast ei olnud ja on ka Konstantin Vassiljevit, tema on kindlasti üks oluline mängija teil, on ta reedel saadaval? Ja, tema peaks reedeks meil tagasi olema. Muus osas laiemalt siin veel mängijatel on ka vigastustega muresid. Kas praegu on midagi suurt kimbutamas ka või olete vaikselt üle saanud nendest asjadest? Jah, praegu on tõesti selline periood korraks, kus kogu meeskond on tagasi, saame treenida normaalselt. Haigused on praegu ütleme, üle elatud ja läbi põetud ja vigastustega sama, et praegu tundub selles mõttes on meeskond nagu heas seisus. Milliseks sa praegu seda senist ettevalmistust hindad selle vaatevinkli alt, et tõesti alustasite tavapärast hiljem, sellepärast et hooaeg kestis väga tavapäratult kauem, teistpidi ka on siin mäng ära jäänud, on muresid olnud. Tõesti, nagu sa ütlesid, mõned nädalad olete saanud ainult koos nagu treenida. Jah, eks ta võib-olla mõneti selline konarlik on olnud, et tavapärasest selline erinev võib-olla rütm või ei ole päris nii ladus olnud, kui me oleme nagu harjunud, aga nagu ma ütlesin, et proovime nendest probleemidest selles mõttes ikkagi üle olla ja mitte nendele liialt nagu keskenduda, et nendega ütleme, neid olusid me muuta ei saa, et loomulikult me oleks helistanud, et me oleks saanud kohe hooaja algusest ju ütleme siis ettevalmistuse algusest täiskoosseisuga kõikidele mängudele vastu minna ja nii edasi, aga paraku nii see hetkel see elu meil on, nii et peame üle olema. Eelmisel aastal kaotasite Levadel nii liigatiitli kui ka karika. Kas praegu kohe siin hooaja eel on see superkarikas selline ideaalne revanži võimalus? Ja, et ma arvan, et Levadiaga mingis mõttes ei ole vahet, et mille peale mäng käib, et selge on see, et mõlemad tahavad võita ja selge on see, et nii läheb ka reedel. Mida reedel võib-olla siis sellise võtme kohaks pead, et see superkarikas Flora valdusesse haarata? Ütleme niimoodi, et klišee on see, et sellistes mängudes otsustavad väiksed asjad, väiksed eksimused, et eks ole näha, kuidas on tingimused ja kes võib-olla siis siin selles mõttes hooaja algusfaasis võib-olla kiiremini ennast nagu leiab, et jah, raske täpselt öelda, et milliseks see mäng kujuneb, aga jah, teada on see, et kumbki nagu nendes mängudes tagasi ei hoia. Marko Savitšin 8 minutit tagasi ütles, et Flora trump oli ikkagi kontrarünnakud ja kui nad need kinni saavad, siis on asjad nagu hästi, et kas sa vaidled talle vastu, et on teil muid trumpe ka? Statistika näitab midagi muud. Et meil on ka muid trumpe. Kuidas sellega toime olete tulnud, et võistkonna sees on talve jooksul toimunud olulisi muudatusi oluliste kohtade peal? Kuidas te sellega toime olete tulnud ja kuidas see kohanemine on käinud? Jah, kindlasti see võtab aega, et mingis mõttes, kui mõelda, siis selline meeskonna selgroog võib-olla on muutunud, et kõikidest liinidest on olulised lahkujad, et see kindlasti võtab aega ja et see
on ka protsess, mis alles käib, et ütleme selles mõttes sellist lõplikult hinnangut on raske anda, et see protsess kestab ikkagi pikemat aega, aga selle põhjal, kuidas need uued mängijad sisse sulandunud, ma arvan, et see on läinud nagu täitsa nagu loomulikult. Küsime Hendriku käest ka, kuidas mängija vaatevinklist see hooaja ettevalmistus seni kulgenud on, kuidas sina seda senist perioodi hindad? No enda vaatevinklist ma olen nende koormuste ja sellega kindlasti rahul on, et kõigepealt mängisin kas äkki 15 minutit, siis 45 minutit, 60 ja nüüd joon mäng 70, ligi 75 minutit, et selle poole peast kindlasti tunnen hästi ja me oleme saanud, jah, küll meil on nagu vahel mõned mängijad puudu, aga me oleme saanud ikka väga palju neid asju harjutada, mida me tahaks võib-olla natuke veel paremini teha ja selles mõttes mängijana olen ettevalmistusega rahul. Millist tagasisidet need võõrsil peetud vastastega välismaised mängud teile võistkonna ja tegemiste kohta andsid? No ma käisin kaasas siis ainult sellel Rootsi mängul, aga kindlasti tugevad vastased annavad meile teistsuguse, tugevad nagu välismaised vastased annavad meile teistsuguse väljakutse ja saime mängida, kui Sirius mängis päris sellist omapärast stiili, aga saime ikkagi väga palju just nagu harjutada oma pressingud ja selliseid asju, et kui vastane liigutab palli kiiremini, on palliga enesekindlam, siis see nagu meil on ka teistsugune väljakutse, me peame sellega hästi kohanema ja see aitab meil kindlasti neid asju veel paremini ja siis mänguda seda spidi veel automaatsemalt teha. No eelmine aasta oli erakordselt pikk ja erakordselt tihe Flora jaoks, aasta teises pooles oli nädalas pidevalt 2 mängu. Kas see puhkus, mis vahepeal oli, sai sellega nagu vaimu korraks ka täiesti nagu vabaks ja mõnusaks ja on selline mõnus uus hingamine peal, taastusite sellest nagu korralikult ära? Jah, see puhkus oli kindlasti taastumiseks piisav, et mul ikkagi reeglina selline paar nädalat, kui üldse ei jookse, ei treeni, mõjub reeglina hästi mulle ise. Aga teistpidi jällegi see, kuna see hooaja lõpp me näitasime nii head mängu, siis nüüd peame selle hea mineku uuesti üles leidma, sealt, kus see meil pooleli jäi, sealt peame edasi minema, et kui see, kas oktoobri lõpus äkki, kui see liiga läks pooleks ja mängisime nii-öelda ainult oma lähikonkurentidega, et siis me näitasime ikkagi väga head minekut, et kui ma ei eksi, siis ma ei tea, 15-3 või midagi väravate vahe ja väga palju nullimänge ka taga. Pluss siis sinna sisse jäi veel see võit Partisani üle ja veel üks punkt konverentsiliigas, et see mängijana kindlasti tekkis väga hea rütm ja nüüd peame sealt samast edasi panema, kus pooleli. No kui lihtne sellest samast kohast edasi on panna olukorras, kus tõesti võtmemängid on muutunud, on tulnud uusi nägusid, osa mängeid, kellega sa pole ilmselt elus võib-olla üldse koos varem mänginudki, et kuidas see sulandumine läinud on, et kui kogu meeskond oleks selline väga hea tervik? No kui vaatame numbrite poole pealt, siis nagu väga suurt, millist konkreetselt sellist, kus me pool koosseisu välja vahetame, sellist ju ei ole olnud, et jah, mõned väga head mängijad on ära läinud, aga kui me vaatame siin viimasete aastate jooksul, siis see, kuidas Flora tegutseb ja kuidas treenerite personal tegutseb, alati on leitud mänge, kas siis mujalt või klubi seest, kes on saanud siis võimalusi ja on ennast heast küljest näidanud, et kui me võtame näiteks ründaja positsiooni, siis Flora ründaja on alati löönud väravaid, et kui keegi on ära läinud, siis on tekkinud keegi asemele, kes võtab selle rolli üle ja teda klubisiselt toetatakse, et selles mõttes ma arvan praegu ka, et kui me vaatame, mis mängid on juurde tulnud, ma arvan, nad on meie sellise tööetikaga väga hästi juba kohanenud, pluss meil on väga hea konkurents, väga palju erinevate heade omadustega mängeid, et siis see tekitab ka kindlasti treeneritele mõnes mõttes hea väljakutse, et milliseks mänguks, millist mängijat kasutada. Kui näljas, et te praegu olete? Ma arvan, et üks kindlasti meie eesmärke selle loole on hoida seda taset, mida me oleme näidanud, mida me suudame näidata, et hoida seda järjepidevalt terve hooajad, et see ei ole kindlasti nii, et nüüd oleme eriti motiveeritud ja siis nagu laseme justkui mingi inertsi pealt, et tahame näidata terve hooaja jooksul järjepidevalt oma parimat mängu ja see algab reedel.